No nii, tere taas. Täna mul on siis üks Volkswageni hooldusvaba mootor käsil nii-öelda. Miks ta siis hooldusvaba on? Antud mootoril ei ole gaasijaotus, ei ole ei hammasrihma ega ketiga. Antud mootoril on siis hammasratastega kogu ülekanne tehtud. Sellepärast on tehase poolt mõeldud, et võiks olla eluaegne mootor. Aga antud mootoril on probleemiks siis nukkvõlli kulumine. Selle käigus tuleb siis välja vahetada nukkvõll, nukasaaled ja hüdrotõukurid. Lisaks on sellel mootoril ka käivitumisprobleemid, tal on pumppijuhtitega see mootor ja pihusti on plokikaane küljes ühelt poolt poldiga, hoiab kinni ainult ja see pihusti mängib seal pesas nii palju, et kulutab need pihusti tihendid ära ja kulutab pesa ära plokikaane sees. Ja nüüd ma siis saatsingi pihustit ka stendi. Stendis selgus veel, et otsad jooksevad, et ei saa piisavalt küttekogust paika. Ja siis taastati need pihustid ka ära. Ja nüüd ongi mul käsil veel tandempumba taastamine ja nukkvõlli vahetus. Ja siis paneb pihustit peale. Aga siis vaatamegi, mis paistab. Tegu on siis Volkswagen Transporteri T5 bussiga, 2,5 diisel. Nii palju infoks veel. Nii, siin on need pumpihustid siis taastatud juba, uued otsad on, siis on paika reguleeritud need ja küljes on uued tihendid. Rida 5 mootor, siin on 5 pihustit. Siin kõrval on siis mul lahti võetud tandempump. Ühes sektsioonis tekitatakse vaakumit pidurite jaoks ja ka antud mootoril turbo jaoks. Ja teises sektsioonis pumbatakse siis kütust nendele pihustitele ette. Seal pumbaga on ka tekivad lekked. Siin on mul uus tihendikomplekt. Siin on uus simmer nende kahe sektsiooni vahel. On probleeme, kui on õlisest diislit, siis on 2 varianti, kas need pihusti tihendid lekivad või siis vahelt simmer siit lekib. Vahetan ka need välja, kuna antud bussil on käivitamisega probleeme, siis parem korraga teha kui juppaaval. Aga ma panen selle pumba kokku ja siis vaatame selle nukkvõlli majandusega üle. Nii, siin siis see mootor on. Pihustik jääd siia pesse. Siit on näha, et kergelt on ära kulunud. Need veel jäävad pidama, siit kergelt liivapaberiga puhtaks tõmmata, teravad servad ära. Aga kui väga hull on juba, siis tuleb plokikaan välja vahetada. Ja nukkvõll on kulunud. Ja nagu ikka, siis tänapäeval ei saa ühtegi mootorit teha, et ilma abinõusid oleks. Siit nukaratas kätte saada, vaja abinõud. Nukk on ära fikseeritud. Ja siit rattakoopast on näha, et väntvõll on fikseeritud. Aga nüüd ma keeran need nukapakud lahti ja see nuka otsaratas on lahti keeratud mul juba. Nii, vana nukk ja saaled on siin. Saaled on kulunud, hüdrotõukurid on lohku kulunud ja nukale on nukad ära kulunud. Nii uue nuka olen peale saanud siis.
et need pakupoldid tuleb uued panna alati. Saaledele panin selle Redline'i mäele, et hüdrotõukurid läksid uued ja nukavakuvoltide pingutusjõud on 8 Newtonmeetrit ja 90 kraadi. Siis siia nukkvõlli ja selle nukaratta vahele käib siuke seib, see tuleb uus panna alati ja polt tuleb uus panna. Ja siin on ka märk sellel. See kriips tuleb plokikanna servaga tasa ajada. Vaata, aga ma panen selle nüüd külge ja siis on see gaashoid jaotus on paigas. Saab rakisid pealt ära võtta. Nii, ja küljest ongi. See otsa polt üle 150 Newtonit ja 90 kraadi. Ja nüüd saab seal tandempumbasi otsa panna. Siia uued korgid alla ma veel ei pane. Siis ma pean peale panema pihustid ja pihustite nookurid reguleerima. See käib samamoodi nagu 1.9 diislil. Sellest on mul ka video. Aga ma lähen toon hetkel ühe abinõu, et need pihustid õige nurga alla saada. Mul on tellitud see, aga pidi TPD-ga tulema, aga millegi pärast jäi lattu toppama, et ei sattunud TPD peale. Siis ma näitan selle abinõud ka. Nii, siis pihustid olen peale saanud. Abinõu on selline kiil, et see läheb siia plokikanne vahele. Pihusti ja plokikanne vahele. Ja need pihustused on veits nurga all selle plokikanne serva suhtes. 1.9 oli ta paralleelselt jooksid. Aga tandempump on küljes. Kütusefiltri vahetasin ära. Kütuse tõmbasin ülesse siia vaakumiga. Ja nüüd on vaja need nookurid peale panna ja ära reguleerida. Siis on klapikaambri kaam peale ja siis lask kollektori külge ja siis saab käima panna. Nii, need nookurid on ka küljes nüüd. Ja need on reguleeritud siis kõik. Ja nüüd panen klapikaambri kaale peale, õli vahetan ära. Ja siis saab juba käima hakata proovima. Nii, et selle hooldusvaba mootoriga on ka nüüd ühel pool, et see sai nüüd jälle hooldatud. Et käima läheb ilusti ja töötab ilusti. Et siis selleks korraks on jälle kõik. Vaatame, mis järgmine kord põnevad siis jälle toimumas on. Aga nägemiseni seekord.